Tere tulemast Herbaatikumi taimetarkuste podcasti. Meil on käes osa 48 ja täna me räägime sellest, kuidas siis lapsi õpetada taimi armastama juba väikesest peale. Mina olen Mai-Liis Kivistik ja minuga koos on täna sünnipäevalaps Irje Karjus. Jah, nii tore on tänasel sünnipäeval teha podcasti ja teiega siin laivis olla ja rääkida. No see on kõige toredam päev. Nii et Mai-Liis ütles küll, et teeme kas homme või eile, aga ei, tänane päev ei sobinud kumbki päev, tänane päev sobis kõige rohkem. Nii et ma teen hea meelega kaasa. Ja sina, kes sa meid nüüd kuulad või ka järgi kuulad, siis sa võid julgelt kommentaaridesse oma õnnesoovid panna. Irjel on ka tore lugeda, mida ägedat siis uueks eluaastaks me kõik talle soovime. Ja. Aga tänane teema, et see tegelikult on väga lai teema. Sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, mis meid ees ootab, eks ole, see tulevik. Ja tegelikult mõtleme ka enda peale, et kui ma ise olin laps või ka näiteks selle peale, et nagu me teame, on olemas meil ka meie sisemine laps. Ja kuidas teha niimoodi, et viia see oma laps, kas siis oma päris laps või kellegi teise tuttava laps või veel oma sisemine laps loodusesse ja kuidas viia ja tekitada see suhe loodusega nii, et see oleks nagu kohting. See oleks nagu selline kohting, kus me armume, nii nagu me armume teisesse inimesse ja nii nagu laps armub ka mingis eluetapis, eks ole, kellessegi või millessegi. Et kuidas teha, et see esimene kohting areneks armastuseks. Nii nagu me ikka ju tahame, eks ole, et kui me saame kellegiga kokku, et sellest kujuneks väga selline teekond, mida me ihaldame ja mida me soovime ja millest me õpime midagi, sest kõik kohtumised on seotud ju millegi õppimisega iseenda jaoks, et me ei saa kellegiga ega millegiga niisama kokku, vaid me õpime läbi selle kohtumise tundma ja tunnetama, mõistma iseennast, ehk siis peegeldused, et need oleks nagu väikesest peale meile juba kättesaadavad. Ja ma usun, et näiteks mina ja ka sina, eks ole, lapsepõlves oleme palju olnudki maal vanaema juures näiteks, eks ole, kuskil linnast kaugel. Aga mida edasi aeg, näiteks kui praegu vaadata, kui ma võtan näiteks enda pere näite, eks ole, minu ema, kes on nüüd siis vanaemaks saanud, tema on linnavanaema ja neid lugusid on ju palju, kus enam ei ole seda, et laps läheb maale vanaema juurde, ei, ta läheb linna vanaema juurde. Ja paneme sinna juurde nutiseadmed, ega väga paljud lapsed väljas ka ei mängi. Kus siis see loodusega kontakt tuleb? Ja, sest see loodusega kontakt peab tulema läbi puudutuse ja sest visuaalis me näeme ju, eks ole, seda arvutiekraanilt ka, me võime ilusaid lillekesi ja rohtu ja me võime mingit mängu mängida, kus me kõnnime looduses, aga see ei ole see, sest laps õpib läbi puudutuse. Nii nagu meie õpime ju teist inimest ka tundma läbi puudutuse, et sul võib olla see platooniline side ja platooniline armastus ja kõik see, mida sa endale ette kujutad, on ju. Aga see esimene õige tunne tekib ikkagi siis, kui sa puudutad inimest, kui sa oled tema läheduses ja täpselt sama loodusega ka, et sa peaksid teda puudutama selle jaoks, et armastama õppida, sest see puudutus läbi meie, siis öeldakse, et käed on ju südamepikendus, on ju. Et sa puudutad oma südamepikendusega seda oma partnerit, eks ole, või seda, kellesse sa lähed suhtesse, sa õpid teda kogema, nii nagu laps õpib, eks ole, läbi selle. Sa õpid teda suhu panema, ehk siis läbi, eks ole, sülje läheb informatsioon, läbi maitsete läheb informatsioon. Ja need esimesed tutvused ongi sellised, mida varem seda teha, mida varem lapsele kõrsi suhu panna ja lasta seda maitset tunda, mida varem panna ta selle rohelise muru peale pikali ja lasta seal urgitseda sõrmedega seal sees,
et panna suhu neid asju, noh, peaasi, et midagi seal teravat ei ole, aga looduses on ju kõik, eks ole, tegelikult nagu me teame Eesti looduses söödav enam-vähem. Noh, peaasi, et nendele kurku ei tõmbaks, aga lihtsalt, et panna esialgu käpuli sinna selle muru peale, et ta katsuks, et ta kogeks, et ta tunneks, panna terve kehaga, eks ole, muru peale, et tal ei oleks võõras see puudutus, sest see on hoopis midagi muud kui pehmed tekid või mingid muud pehmed riided. See on hoopis teine puudutus. Vaadata, sest lapse nägemine on hoopis teistsugune, et nad näevad ju, väga palju on uuritud seda, nad näevad aurasi. Ehk siis nad näevad seda energia välja. Nad näevad seda muru ja rohtu ja metsa ja aase kõike hoopis teistmoodi kui meie. Nad näevad seda, kui sa oled olnud mingisugusel huvitaval rännakul, siis sa näed ka, eks ole, see on eriti teravdatud pilt ja tunnetus, et lapsed näevad ja kogevad seda niimoodi ja kui nad saavad selle kogemuse, saavad selle maitse juba alguses suhu, siis ei ole neile vaja kunstlikult toppida kõiki neid pakki pandud salatilehti ja imestada, et miks nad neid ei taha, eks ole, sellepärast, et lihtsalt, et nad peavad saama näha tema oma keskkonnas seda, et kus ta kasvab. No üks asi on ju kätega katsumine, aga teine on pall ja jalu. Kui sul on ikkagi muruplats ja sa ei ela kesklinnas, siis las nad kõnnivad pall ja jalu, ei ole vaja panna neid, ma ei tea, mis iganes peeneid jalanõusid jalga. Jalaga tunnetad, saad selle maakontakti. Jah, et kui nad juba kõnnivad, eks ole, et siis pall ja jalu selle muru peal käia, et ei karda, et jalatallad lähevad mustaks või midagi muud, eks ole, käputada, olla, vaadata neid kõrsi. Ja ma mäletan, kui mu lapselaps Brita oli päris pisike beebi, et kui nad tulid veetkale, et siis see, et kuidas ta nagu kõhuli seal muru peal lihtsalt nagu ema-isa panid, kuidas ta vaatas, on ju seda ja kuidas me puulehti vaatasime, mind nagu pani imestama see, et ta ei hakanud neid ära tõmbama, ta silitas neid lehti niimoodi. Et lillelehti ja taimelehti ka, et tõmbas käega ja silitas niimoodi. Et see on nagu nii selline armas, et kuidas ta ju näeb seda välja, eks ole, et kuidas sa nagu tõmbad teist elusolendit ära. Et me oleme rääkinud seda, et paljud inimesed ei saa loomaliha süüa, aga tegelikult see taimesöömine on täpselt samamoodi, et sa võtad ju teise elusolendi aga me oleme ainevahetuses maailmaga, et paraku see nii on. Ja mis ma olen tähele pannud seda veel, et meie oma pere lastega on see, et isegi kui nad ei võta laua taga seda salatit, et ei taha nad seda hapukoort või ma ei tea, mis iganes sinna segatud on või mingit karbisest võetud salatit, ei maitse, ei taha, see seisnud juba kuskil tükk aega ja ei ole nii hea. Aga kui ma lähen nendega lihtsalt nagu välja kõndima ja pistan selle mingisuguse lehe suhu, näiteks katsun seda, kas see on siis teeleht või see on seal mingisugune lauguline või mingi muu asi, eks ole, või kortsleht või mis iganes ja söön seda, siis lapsed lihtsalt nagu teevad selle järgi. Ma isegi ei pea ütlema, et kuule, võta maitse ka. Nad lihtsalt näevad, et sa teed, sest laps õpib läbi eeskuju. Ta ei õpi läbi selle, mis ma sõnadega talle nüüd, primaarne on ikkagi läbi eeskuju, et me õpetame läbi eeskuju. Ja kui me õpetame nagu õigesti läbi eeskuju, siis tegelikult ei ole talle vaja nagu mingit monoloogi lugema hakata või tarku õpetussõnu, vaid lihtsalt tee seda ja ta teeb kaasa ja kui sa ei tee, siis ta ka ei tee, ta ka ei võta. Et see on nagu minu jaoks nii lahe kogemus, et sul ei ole vaja looduses üldse midagi õpetada neile selles mõttes, et kuule, see on nii kasulik ja söö seda. Nad hakkavad ise küsima, et väike Brita ka, kas seda võib süüa? Kas seda võib süüa? Siis on juba iga asja kohta, et kas seda võib süüa, on ju. Ja siis me räägime, et seda võib niisama vaadata, seda võib katsuda, on ju, aga seda võib suhu panna, kui tahad ja niimoodi tekib see suhe. Ja see on nagu õige, et me läheme otse looduses ja kogeme seda maitset ja puudutust. Mitte ei ole meie esimene kogemus läbi mingi püree või ma ei tea, salati või mida me siis püüame nagu vägisi lapsele. Nad ei taha seda. Sest mis ma olen tähele pannud, et võib-olla teie kuulajad ka olete keegi tähele pannud. Lapsed ei taha meelsasti rohelist süüa. Ma arvan, et olete tähele pannud.
Nad ei taha, see on üks viimane asi, mida nad suhu võtavad, see salat. Ja ma olen nagu pikalt mõelnud selle järgi, aga miks see nii on? Miks see nii on? Nad panevad võib-olla selle köögivilja suhu ja nad panevad teravilja suhu ja nad panevad liha suhu, aga nad seda rohelist ei taha panna suhu. Kui sa annad talle lihtsalt nagu kausi sees kuskil, nad lihtsalt ei pane seda. Ja ma olen mõelnud, et igasugu asju olen siin mõelnud, aga üks sihuke nagu minu teooria on see, võib-olla te vaidlete vastu või teil on mingi oma nägemus sellest, on see, et see elav roheline, see tegelikult on väga võimas kuningriik ja meil peaks olema nagu selline aukartus selle vastu, et me ei hakka oma kuningriiki kohe nagu sööma, vaid me kõigepealt nagu peaksime kuidagi teistmoodi teda tundma, õppima. Et sellepärast nagu see tundma õppimine, see teiste maitsete nagu tundma õppimine käib läbi selle, et sa nagu kõigepealt oledki temaga kontaktis ja siis võib-olla läbi siis erinevate maitsete me peame siis vanematena õpetama seda. Aga ma teen ühe väikse repliigi. Kuna täna on juhtunud üks väga siukene huvitav kogemus mu elus, siis ma toon ühe seltsilise siia. Mailis, ma räägin. Ja kuna teatavasti sünnipäevad on tavaliselt inimese elus erilised hetked, siis Irjel ka sünnipäeva hommikul tuli kohale ise üks kingitus ja ta ei ole nüüd päris kindel, et ta seda endale tahaks jätta. Nii et äkki sina oskad meid aidata, kuhu see tore tegelane saata? Nimelt siis mina nägin täna ööse unes, et mulle tuli koer. Ma nägin seda unes, reaalselt märkasin selle peale ülesse. Ja tegelikult see uni oli nagu seotud sellega, et mu oma koer kadus ära kuskile ja ma otsisin teda taga. Ja siis ma istusin hommikul, jõin kohvi ja minu uksest astus sisse see koer. Vaadake nüüd väga tähelepanelikult see koer, kes on üsna hoolitsetud, tõukoer. Ma tean, sest mu vennal oli ka samasugune, üsna vanakene hammaste järgi, hästi sõbralik, ülinäljane, ma andsin talle süüa. Tal oli paar suurt puuki, mille ma ära võtsin. Nii et ilmselt on ta paar päeva kadunud olnud. Ta on väga-väga sõbralik ja ma tõesti tahan, et ta leiaks oma pererahva ülesse. Ja kuna minu koer näitab juba solvumise märke siin, siis ma ei julge nüüd teda välja lasta, sest unes ma kaotasin ära oma koera. Nii et kelle ma ka tegelikult, Sofi, ma ju ka leidsin niimoodi, et ma nägin teda unes. Nii et olge kallid, jagage seda informatsiooni. Ma olen praegu siin Tallinnas Järvekülas Turuteel, et kas see koer on kuskilt siit kandist või kus ta tuli, et igal juhul oleks väga hea, kui ta leiaks oma siis selle peremehe või perenaise üles. Tõesti nagu tõeline šokk oli mulle hommikul, kui see kutsa tuli. Jah, kõik nii on ju. Kahjuks ta mingit sõnumit ei edastanud, tavaliselt ju tuleb ikka sõnumiga see kohale nii-öelda märk, aga talle meeldib siin ja ta on tõesti sõbralik, see on nii huvitav. Ta on võõras kohas, esimest korda elus ja selline tunne, nagu ta oleks nii alati elanud. Jah, mul oma koerast on kahju lihtsalt, sest tema siin solvunud laua all. Ja, tema natuke on jah. Nii et olge head, jagage siis, aga me jätkame oma saadet praegu, et teatud sõnumid tulevad meile jah mingil hetkel ja sünnipäev on tõesti siuke huvitav päev. See oli siuke reklaamipaus. Reklaamipaus ja palun jagage. Aga tegelikult ongi siit hea minna ju loodusega kontakti poole, et ka loomad on väga hea viis, kuidas lapsed saavad loodusega kontakti. Ja ise ma olen seda hästi palju märganud linnas elades, eks. Kui ma jalutan oma koertega, siis nad on piiglid, kes teab võib-olla, nad on sellised hästi nunnud, näevad välja. Nad ei tekita seda tunnet, et sa peaksid neid kuidagi kartma või et nad võiksid sulle kallale tulla. Ma saan aru, et iga koeraga tuleb olla ettevaatlik, sa kunagi ei tea, kuidas ta võõrastega reageerib. Aga tihti ma näen seda, kuidas lapsevanemad isegi ei kaalu seda, et võiks küsida, kas laps võib pai teha. Kuigi ma näen, et see laps on juba märganud koeri, ta tegelikult tahaks kontakti luua, aga üks variant, kas vanematel on kiire või teine variant tihti on see, et nad kardavad ette. Aga mulle küll sobiks see, kui lapsevanem küsiks, kas tohib pai teha, ma laseksin ju koera sinna juurde, ma näeksin, kuidas see mõlemale ju mõjub väga toredasti ja lapsel ei oleks suures kasvades hirmu.
et nii on koertega ja tegelikult loomadega on natuke lihtsam, sellepärast et nad on nii nunnud ja karvased ja pehmed ja armsad. Ja ma mäletan, et kunagi, kui Avita kirjastus andis välja laste ravimtaime raamatu, mis oli minu kirjutatud, siis kirjastaja oli nii vaimustusest, ütles, et noh, nii kerge on lapsi loomi armastama õppida, on ju, nad on nii nunnud ja karvased, aga et õpeta lapsi taimi armastama niimoodi, et see on niisugune eraldi nagu meistritükk. Ja võib-olla ma jagan oma kogemust natuke, et noh, ma olen tegelikult minu kogemus lastega suhtlemisel ja kuidagi kontakti leidmisel on hästi pikk, sellepärast et Metsamoori perepargis siis päris mitu aastakümmet ma võtsin vastu lastegruppe ja esialgu algaski kõik ju lastest, sest läbi laste me õpime ise ka kõike seda tundma. Ja alustasin lastest ja mul käis tõesti niimoodi, et tuhandeid lapsi läbi nende aastate. Ja tegelikult praegu need lapsed, kes on täiskasvanuks saanud, tuletavad meelde seda käiku minu juurde. Et ma olen nii mõnegi ka kokku saanud, kes tulevad suured mehed, noh, kõrged, pikad on ju mehed, naised, tulevad vastu, ütlevad, kuule, sina oled ju Metsamoor, et me käisime, sa pole üldse muutunud, suureks kasvanud, sa pole üldse muutunud, et me käisime sinu juures ja ma mäletan, et me sõime nõgese suppi ja tegime kõike seda. Ja mida ma siis nagu, mis mulle meeldis õpetada, tavaliselt on igas grupis mõni sihuke marakraat või kraade, kes üldse nagu sõna ei taha kuulata ja kes on sihuke eriti nagu tahab nagu kuidagi, noh, see on kohe näha, et ta ei ole saanud kodust tähelepanu, et tahab tähelepanu kuidagi endale saada ja kuidagi kehtestada ennast. Ja siis ma tavaliselt olen nad võtnud nagu endale lähiabilisteks, olen neid käest kinni võtnud ja nii mõnigi üldse ei ole lasknud alguses puudutada, aga pärast lihtsalt ripub mul nagu takk ja nupp küljes, eks ole. Ja ma olen neil lasknud siis rääkida teiste ees, et nad saaksid, et noh, räägi, mis sa tahad. Ja näiteks, kui ma õpetan lapsele sihukest trikki, et kuidas värsket nõgest süüa, et kuidas võtta, eks ole, need kõrvekarvakesed ära, sealt siledaks teha ja rullida pihkude vahel ja kuidas ta süüa, kuidas sa võid siis kõigile teistele oma sõpradele ka minna õpetama seda, et kuidas seda võib süüa, et sa oled ju siis eriti nagu silmapaistev ja laheda tükiga hakata saan. Nad on mul nii suured sõbrad kõik olnud tavaliselt, siis õpetajad imestavad, kuule, kuidas sa suudad neid niimoodi enda külge köita. Või siis näiteks võililevarte söömine. Ja siis meil on tihtipeale niimoodi, et lapsed söövad seda nõgest või närivad võililevart, siis nad tahavad ju kõik, eks ole, saada selle kogemuse, see on äge, see on lahe, mõtlevad, kõik teavad, et ta on kibe, aga ma söön ta ära, kõik teavad, et ta on sihuke, noh, kõrvetab, aga ma söön ta ära, eks ole. Et kõik tahavad õppida seda kogemust ja siis nad nätsutavad neid võililevarsi, siis noh, me oleme rääkinud, eks ole, et see kibe maitse kaob ära ja siis tuleb see inuliin sealt välja, magusmaitse tuleb välja. Ja siis kasvatajad ei julge seda proovida, seisavad siis selliste nagu hästi äraolevate nägudega või niimoodi, et ei oska seisukohta võtta, et nagu ei julge nagu proovida, aga nagu ei julge nagu näidata ka lastele, et ei julge, on ju, ja siis nad on kuidagi nagu sihuke äraoleva näoga. Et see on nagu nii äge, et kui lapsed, sa näed, et sul on põllutäis lapsi ja kõik nad krõmsutavad võililevarsi. Ja ma arvan, et see ongi neil eluks ajaks meelde jäänud, sest võib-olla, noh, ütleme, ema, isa ei ole seda kontakti osanud tekitada. Ja mul on tihtipeale peale lastelaagreid tulnud vanemate, alguses tegin lastelaagreid, vanemate kirju, et nii, et sa oled heatahtlikult, sa oled mu lapse elu täiesti nagu ära teinud, ümber muutnud, mu laps tahab maale elama minna või ta tahab mingisuguseid imelikke umbrohtusi süüa, on ju, et mis ma nüüd teen, on ju. Et need on väga meeldivad kirjad, mulle need väga meeldivad ja see nagu, noh, see on olnud nagu lahe kogemus läbi nende laste ise ka õppida, et kuidas sa teed sellele väiksele jõnglasele, kes elus pole kontaktis olnud, selle kuidagi nagu söödavaks või kogetavaks või kas või see, et ma olen lasknud neil kõrv vastu maad kuulata, kuidas taimed kasvavad. Kujutage see pilti, et mul on 50 last, eks ole, esimese klassi juntsud, kes on kõik selle rohelise aasa peal, pepud püsti on ju üleval ja kõrv vastu.
täielik hiirvaitkus, eks ole, ainult tuul ja linnuke. See on nii lahe vaatepilt, et kuidas nad nagu kuulavad seda või näiteks, et kuidas jää all, ma olen ka talvel teinud ju seda looduse jälgimist, kuulamist, kuidas jää all siis vesi vuliseb, et kuulata seda häält, sest läbi selle kuulamise tuleb ka ju hästi palju. Või siis mingi hetk mulle siiani alles, ma ei tea, keegi tahab kasutada, mul on suur kotitäis luupe, sest kunagi, kui ma neid lastegruppe tegin, et siis me vaatasime ka maailma läbi luubi. Ehk siis kuidas see putukas ikka välja näeb ja kuidas see lehe peal need soonekesed välja näevad, kuidas need juurekesed seal välja näevad, mis nende juurte ümber on, kuidas need tolmukad välja näevad, et mul oli siuksed hästi tugevad luubid. Ja me olime tõesti kõik nagu jällegi käpuli maas ja uurisime ja otsisime neid värve ja seda huvitavat elavat maailma. No see kõlab nii hästi, isegi oleks tahtnud seal laagris olla. Jah, et ma ütlen, et väga paljud lapsed, kes on nagu käinud, on tagasi, suurena mulle tulnud rääkima. Tegelikult isegi hästi lahe kogemus oli see, et Kristiina, kes õpib meil Lõuna-Eesti grupis, ma imestasin, kust ta mind teab, on ju. Ja siis et ei, et mul pojale jäi see nii meelde, see laager, või see kooliga käisid, et tema poeg siis Ants Rootslane oli rääkinud, et kuidas talle jäi sellest nagu nii suur nagu kogemus, et ma arvan, et temagi mäletab seda. Aga palju teisi hästi lahedaid ja toredaid inimesi, kes on nagu käinud meil Veetkal ja selle kogemuse saanud. Ma tahtsin ühte asja, mis mul tuli meelde veel rääkida sellest, et seesama nagu see nõgese supi söömine ka, et väga vähe oli lapsi, kes seda ei söönud. Et ma keetsin päevas 100 lapsele umbes suppi, ehk siis 2 bussitäit käis mul vähemalt päevas, vahest ka 3. Ja mul jäi väga vähe seda järgi. Nii et ma arvan, et paljudel lastel, praegustel täiskasvanutel on see esimene nõgesesupi kogemus minu juurest tulnud. Et see on nagu, mis see aasta võis siis olla, need aastad võisid olla, ma võin kohe öelda, 90ndate algus, päris algus. Nii et isegi 80ndate lõpp võis see aeg olla, kus need lapsed siis käisid. Nii et tegelikult, et kuidas sa ennast viid siis sinna loodusesse, et kui sind lapsena ei ole viidud, ongi see, et läbi selle puudutuse, ma arvan, on kõige õigem, et sa lähed. Ja sellepärast esimesed aastad, kui me Herbaatikumis ka õpime seda, siis ma tajun seda, et inimesed tahavad hästi palju korjata ravintaimi. Ja ma lasen neil seda teha, ehk siis ma ei takista seda, et korjake, et te saate selle käelise kogemuse, nagu väike laps saab, eks ole. Et ta korjab ja tal on olemas endal oli mängutoas, siis nagu meie köögis, nõiaköögis mängutoas on olemas see mänguasi, on ju. Ma saan siis igasugu asju, tinktuure ja salve. Ja siis pikapeale tuleb see kogemus, et ma ei korjagi seda, et ma juba tean, ma tunnen teda. Et mul on see kogemus juba olemas, see taju on olemas, ma ei pea teda ära võtma sealt maast. Et ma olen, ta on minu jaoks seal juba olemas, et ma tajun teda ilma selle puudutuseta. Aga esialgu kindlasti puudutus ja kogemine ja korjamine. Kuidas sina, Mailis, mäletad oma esimest sellist nagu korjet või? Kusjuures ma just mõtlengi, et üks asi on see käeline puudutus, on ju, aga teine on ka see, et inimestena me oleme mõtlevad olevused ja meil on hästi palju informatsiooni, aga kui sa paned kokku liikumise ja mõtlemise, siis tegelikult see seos kinnistubki paremini. Et sa lähedki seda angervaksa korjama, sa juba mõtled peas, okei, mille vastu ma teda kasutan, mis omadused tal on. Ja siis, kui sa oled selle topsi korjanud või kotikesse, paned omale kappi, siis sa tead, okei, nüüd mul on turvatsoon ja ma saan seda kasutada, kui mul on vaja, eks. Et see tõesti nii on, et alguses sa tahad kõike korjata. Ja mina ikka ka korjasin igasuguseid taimi, kapid olid lookas
ja siis aasta hiljem jälle vaatasin, ma kasutasin siit ainult võib-olla 3 või 4, mis mulle rohkem meeldis, eks. Et loomulikult nendest nii-öelda vanemate taimede ärakasutamisest me oleme rääkinud ka varasemates episoodides. Aga nüüd on küll see, et ma korjan ainult mingid teatud taimed, mida ma siis näiteks töötubades kasutan. Mida ma siis, eks ole, töötubades näiteks kasutan. Ma teen näiteks kehakoorija töötoad on hästi populaarsed ja ma õpetangi siis seal, kuidas koduste vahenditega teha endale üks mõnus kehakoorija ja sinna alati tulevad ravimtaimed ka. Ja siis mul on enda jaoks välja valitud, mis on need kõige paremad, mis kuivades siis vajavad väga vähe, kas siis näiteks õisi eemaldada sellest õie keskosast, eks ole, et nagu võimalikult vähe seda lisatööd oleks, et siis neid taimi ma kasutan. No näiteks kanarbikk on väga hea, mida saab kohe pudistada, eks ole, kehakoorija sisse. Et kõik sellised korjamised on lisaks ja tihti ma neid taimi võib-olla ise ei kasutagi, mida ma nendeks töötubadeks korjan. Korjamise rõõm on ikka. Ja võib-olla kui minna korraks tagasi sinna, et kuidas siis õpetada lapsi loodusega kontaktis olema, siis ma praegu Irja juttu kuulatasin mõtlema selle peale, et ega mulle teadlikult ei õpetatud kontaktis olema, aga mul oli maal oli selline lasteköök. No tegelikult see oli lihtsalt kuur, aga seal oli nagu kööginurk ja siis me kogu aeg sugulasega tegime seal siis süüa, pidasime restoraani või mängisime kodu, mis parasjagu oli see stsenaarium. Ja seal oli küll, et šokolaadikreemi oli mul lemmikasi, mida teha, muld ja vesi ja siis igasugused õied, mis leidsid, said selle kaunistada, eks. Et sealt tuli see nagu esmane kontakt. Mitte, et ma seda teadlikult oleks mõelnud, aga see tuli nagu juba raku tasandil sisse, et jaa, ma saan teha, ma saan kaunistada ja siis hiljem, eks ole, vaatad, kuidas vanaema teeb seal teed või paneb salatit kokku või teeb ka nõgese suppi. Et see tundus nagu loogiline, et mina ju mängisin, tema teeb seda köögis, kõik ongi nii. Ei tekkinud seda, et mis asi see on, mis tihti näiteks just paar päeva tagasi mina korjasin aiast võililli, meil oli seal väga palju neid enne muruniitmist ja siis iga hommik ma sõin ka neid. Ja siis mul tuli vend just autoga tahtis parkida ja siis mul oli ka pidi 2 koera kinni hoidma, siis ma pistsin selle terve hunniku korraga suhu, mis samal ajal mälusin, kui koeri hoidsin. Tema sõidab sisse, vaatab mind siukse näoga, siis teeb ukse lahti ja küsib, kas sa sõid praegu võililled ära? Tema jaoks oli see nagu, miks sa seda tegid või kuidas see üldse reaalne on? See oli nii huvitav reaktsioon ja ma arvan, et tegelikult paljudel on veel see, et miks sa neid asju sööd. See on kurb. Ja, et tegelikult ütleme, mina mäletan oma lapsepõlvest neid mänge, eks ole, ja ma arvan, et paljud, kes on minu eakaaslased, on ju 60-ndatest, mäletavad ka või 70-ndatest, eks ole, et me lutsutasime neid piimanõgese, neid otsasi, eks ole, siis me heinakõrte, võtsime neid heinakõrsi, lutsutasime neid otsi, siis me panime neid kurereha õisi, panime et nagu küüsi lakkime, et kas siis hõõrusime või panime neid kroollehti endale peale. Loomulikult kurejalad, mis me tegime endale porilompide sees. Et need mänge tegelikult Kristel Vilbastel on ilmunud väga tore raamat ka nendest looduses olevatest mängudest, et kas või seesama see kukk või kananoor või vana, eks ole, siis see võilill selle tutsu siia. Aga kui ma vaatan tänapäeval, mul on tõeliselt kahju, sellepärast, et ma ei näe lapsi õues mängimas. Ma ei näe neid mängimas, nad on mänguväljakul. Äärmisel juhul seal kuskil kiikede ja nende karussellide, mis iganes peal on ju. Aga ma ei näe neid õuedel mängimas, kus on eramajad. Et lapsed nagu mängivadki seal, mitte ei hüppa batuudi peal. Batuut on ka okei, on ju. Ja igal õuel on see batuut olemas, nagu ma näen, kas või moe pärast on ta olemas, et see on kohustuslik õue rekvisiit, on ju. Aga see, et nad mängivad, ma tihti käin jooksmas, eks ole, jalutamas ja vaatan, nagu huviga jälgin, et mis mänge siis lapsed mängivad, et kui üldse mängivad, siis need ei ole nagu sellised, et nad on kuskil käpuli rohu sees ja lutsutavad ja nuusutavad midagi või vaatavad, vaid pigem mingid, ma ei tea, batuudi peal hüppamised ja mingid autoga sõitmised või mingid sellised asjad. Et see nagu on kuskil ära kadunud, et seda veel on, ma ei ütle, et üldse ei ole, aga on.
aga ma panen nagu noortele vanematele hinge peale tõesti, et laske see laps nagu paljalt loodusesse, et ta ongi seal, kogeb nagu ja ma mäletan, et kunagi, kui ma alustasin, siis ma tegin ka endale sellise nagu loodustunnetuse raja. Ma panin nagu oma kodus, võib igaüks seda teha, et sa võtadki ühe sellise sirge, paned sinna erinevad materjalid, siis käbid, puuoksad, kruusa, liiva, mulda, savi, eks ole, et sa paned nagu erinevad materjalid ja siis laps võib kinniste silmadega seal kõndida ja ära arvata, et mis materjal jalad alla all. Või teine asi, mis mul oli selline, mul oli üks väga tore puutöömeister Tõnu, kes meisterdas mulle igasuguseid asju, siis oli selline suur palginott, kus olid siis, tegelikult oli ta nagu kitsekujuline selline, kitse nagu pea ja saba oli ka otsas ja seal olid siis sellised nagu õnarused sees. Ja sinna õnaruste sisse ma paningi siis erinevaid materjale, seal ka siis ütleme puuoksi ja tammetõrusi ja kastanimune ja kive ja lapsed siis kinni silmi pidid ära tundma, et mis seal sees on seal selle sees. Või siis näiteks see, et oli tehtud mul siis seda, need kõiki võib kodus mängida ja oma lastele teha, on ju, et seda mõistatamismängu. Et oli mul siis selline üks mingi periood oli mul selline, et inimesed tulidki, sidusime kõigil silmad kinni, nad võtsid üksteisel käest kinni, et tegime pika rivi niimoodi. Ja nüüd mina läksin siis ees, hoidsin esimesel käest kinni ja me kõndisime siis läbi mingisuguse territooriumi ja nemad siis said kogeda oma jalgadega, oma teise käega, et kust me nagu läbi läksime. Nad pidid täpselt mulle järgnema, et kust me läbi läksime ja pärast me võtsime silmad lahti ja nad pidid siis lahtiste silmadega läbima sama tee. Et see oli väga huvitav nagu vaadata, et kes kuidagi nagu koges, et kust me siis läbisime, et mis jalad alla all oli, et milline maastikuvorm, et kust me läbi läksime. Et sellised nagu lihtsad, kas või ei pea olema mingi taimede tundmine, kuigi see on ka lahe, eks ole, õpetada lapsele taime. Mäletan, kui Kristel Vilbaste rääkis, kuidas ta püüdis oma lapsele 100 taimenimetust ära õpetada. Siis pärast tuli, ütles, et see on mõttetu. Tegelikult need taimenimetused ongi nagu, paljud rahvakeelsed taimenimetused ongi tulnud läbi rahvasuu ja läbi selle välimuse või mingisuguse kogemuse, kuidas neid kasutatakse. See ei ole nii esmatähtis. Tähtis on see, et me nagu saame kogemuse sellest taimest, me teame, mis temaga teha saab, on ju. Või lihtsalt saame selle energiakogemuse, et me kuidagi nagu võrdleme teda, et millega meil seostub näiteks õitsevõilill, millega minu peas või tunnetuses seostub siis see võilille tutt, eks ole. Kusjuures mul tuli, annan teile väikse retsepti ka kohe ära. Nii. Et ma sain ühe siukse toreda teadmise, et me ei oska midagi teha nende võilile tutsudega, aga need võilile tutsud on ju kõik seemne küljes lendkarvakesed, on ju. Ja nüüd, kui need lendkarvakesed ära võtta, jääb sul peotäis seemned ja need seemned maitsevad nagu köömned. Nad on hästi toreda, mõnusa maitsega ja neid võib kasutada küpsetiste sees, küpsetiste peal ja nad on lisaks sellele väga kasulikud tervisele, nad on kiudaine, eks ole, ja nad mõjuvad seedimisele hästi, nii nagu köömnedki, eks ole, nad on sellised mõnusad vürtsika maitsega ja võib need lendkarvakesed kas või ahjust natukene ära kõrvetada ja siis saabki need õõruda nagu läbi sõela siis sinna, et väga mõnusaid küpsetisi saab teha, et muidu on see, et nad ütlevad ära, et midagi pole teha. Võilillega on alati midagi teha, et alates juurest kuni lõpetades, eks ole, selle otsaga. Ja just praegu kuidagi ka ma olen sattunud selliste postituste peale sotsiaalmeedias, kus inimesed on hädas. Üritan siin võilille välja kongutada, aga näed, ikka tuleb juurde, et mis ma teen ja nii väsinud ja siis ma alati kommenteerin alla ka, et pole ju vaja, sa võid ju süüa. Ja tuleb ikka küsimus, et okei, aga kuidas ma söön? Kõik igat moodi, eks ole. Ja siis mul tekib alati küsimus, mis mõttes, kuidas sa sööd? Spinatit oskab igaüks panna igasuguse toidu hulka, aga nüüd on võilill, pea on tühi. Jah, et rukola on ju ka mõru ja kibe, eks ole. Rukolat me sööme kõik iseenesest mõistetavalt on ju ja suurte portsudena.
õlil on täpselt samamoodi nagu rukola, ta on ju natuke rukola maitsega, isegi kuju on ta rukola kujuline, nii et täiesti nagu sobib süüa nii leht, nii vars, nii õis ja lastele ka siis õpetada seda, et no näri seda varta, näri natukene aega, et sa oled väga lahe ja äge, kui sa suudad selle varre ära süüa ja teise ka suudad ära süüa. Üks siis sama see mäng taimedega, et ma olen nagu mängulises suhtes, et ma ei sunni, et kuule poiss, et söö ära see on ju, et muidu muud süüa ei saa. Et ei saa me sundida sellist asja, vaid õpetadagi läbi selle mängulise tegevuse neid maitseid tasahaaval, ta ei pea palju seda sööma, peaasi, et ta näriks kas või seda ühte. Ja no sa tõid väga palju ägedaid näiteid, kuidas saab siis tegevusi teha, eks. Aga siin on suur võtmekoht ja selleks on see tore täiskasvanu, eks. Et kui palju täiskasvanud inimesed ikkagi on nutitelefonist sõltuvuses, eks. See ongi see peamine põhjus, miks ei tehta neid asju väga kodus. Mitte, et kõike ei tee, väga paljud teevad, aga jällegi need, kes elavad rohkem linnas, pidevalt on see, et üks käsi on telefonis, teise käega teed midagi lapsega, eks. Ja siis tekib lapsel see, no ma näiteks jälle saan ju kohe võtta näite, et mul on vennapoeg, saab kohe varsti aastaseks, ta on täiesti hull, mul on telefon väljas, ta lihtsalt silmad põlevad, ta ronib igalt poolt üle, anna telefon mulle. Sõltlane juba. Ja ta on juba sõltlane ja siis pead selle ära peitma ja siis tegema seal igasuguseid hääli, et hakkaks sinuga tegelema. Sest no ma ise olen ka tähele pannud seda, et kui laps vaatab telekat juba tund aega, väike laps on, mõtlen alla 6-aastane või 6-aastane, ta ei ole võimeline keskenduma su jutule enam. Ta lihtsalt ei ole inimest võimeline enam kuulama ja siis on vanemad hädas, et ta ei kuula sõna, on ju, ta ei lähe magama, ta ei saa aru, mis ma räägin, tal ei ole meeles. Loomulikult ta ei ole enam võimeline inimesega suhtlema. Kui ta on tund aega, nii et ma ütlen, see tund aega on ka kahjulik juba väikelastele. Pool tundi, okei, las ta vaatab mingit multikat, on ju, aga rohkem küll mitte, et see on jube sõltuvus ja kui hakkavad tulema need mängud, eks ole. Just ma hakkasin eile lugema ühte raamatut Dopamiini sõltlased, ma ei tea, kindlasti paljud on lugenud ka seda, kus siis toodi üks näide, et üks 4-aastane või 6-aastane poiss, kes ka vanemad ei olnud seal mahti tegeleda, kiire või oli lahutus isegi, vanemad üksinda, on ju, ja laps siis istuski põhimõtteliselt oma selle tahvli taga, tahvelarvuti taga, on ju, ja siis, mis siis tuli välja, et nende multifilmide vahele oli pikitud mingit Hiina pornot ja laps oli kuidagi sinna peale klõpsanud, ma ise näen ka, et siin väiksed lapsed, et kui neil tuleb multifilmide vahele, tuleb neid linke, nad avavad ju kõik need lingid, nad ei saagi aru, mida nad teevad, lugeda nad ei oska ju, aga klõpsata oskavad väga hästi, näpp käib väga hästi. Nad klõpsavad selle lingi lahti ja loomulikult, kui sulle näidatakse, ta oli hakanud oma 4-aastase venna peal seda proovima kõike. Põhimõtteliselt oli vägistanud oma 4-aastase venna. Et see on nagu ränka, mis tuleb sealt ja mis sita sisse need lapsed satuvad, kui me laseme neil valimatult vaadata nagu, sest meil ei ole kontrolli selle üle, mis sealt netist tuleb. Et see hakkab juba peale 3-4-aastasest lapsest, kui hakkab porri tulema ja siis on nad pornosõltlased, eks ole, seksisõltlased ja kõik see muu, sest seal ei õpetata sul ju tantrat või ma ei tea, mida iganes on ju, et neid linke nii lihtsalt ei tule, on ju. Ja see on liiga vara, nad ei saakski sellest aru midagi. Aga just, et mitte anda, ma panen südamele, mitte anda lastele kätte neid nutiseadmeid enne kooliaega, kindlasti mitte üldse, neil ei peaks olema mingit oma seadet. Ei peaks olema tahvlit, ei peaks olema telefoni, ei peaks olema nutiseadet neil oma ja telekas võiks olla mitte elutoas, vaid kuskil, ma ei tea, abiruumis. Mitte seal, kus kõik me koos oleme. See on üks väga hea nipp, et mitte panna telekat sinna, kus me kõik koos oleme, vaid panna see kuskil eraldi siis väiksesse tuppa. Ja siis kui tahad, siis sa vaatad seal, on ju. Et see tegelikult oleks üks lahendus või paljudel, ma tean, ei olegi üldse telekat, ei olegi vaja, on ju. Kõik, mis vajalik, saab arvutis tehtud. Aga lastele nagu mitte ja kooli ajal ka, neil on ju, osad koolid on ära keelanud,
Et me jõuame paraku selleni, et kui see laps, ta ei oska oma valikuid teha, kui see laps istub sul tahvlis, õpib mingisugust loodust tundma, Jussi multifilmid ja mille iganes, see pole see. Need on väga armsad multikad, aga lapsed ei oska valida, nad ei vali seda rohelist loodust selle asemel, nad ei vali lumesõda selle asemel, nad ei vali kelgutamist selle asemel, nad valivad igal juhul kas Jussikese multika või mingi veel hullema Hiina multika on ju või mingid ninja kilpkonnad või mida iganes, kus on ju vägivald ja kõik see, eks ole, hirmsad multikad. Ma ütleks, et need peaks ära olema keelatud üldse ekraanidelt. Ma arvan, need veel olid okei. Praeguse aja multikad on sellised, ja ma ei mida ei saa aru, julge miks üldse vaadata. laupäeva õhtu näidatakse lastele multikat kella 10 õhtul. Ma ei saa aru, kus see loogika on, andke andeks. See on vägivaldne. Õhtul, ma ei tea, tegelikult eile ma tulin siia oma selle elukaaslase koju siis ja ma nägin, et taevas oli 2 vikerkaarti. 2 vikerkaarti üle maja. Muidugi tore sünnipäeva eelõhtul, eks ole, sellist asja kogeda. Aga mis oli huvitav, et see vikerkaar ei läinud ära. See vikerkaar oli mingi pool tundi selle maja kohal ja ma nägin veel poole tunni möödudes väikest juppi siit aknast. Ja lihtsalt nagu, ma oleks jäänud vaadata seda loodust, vaadata seda loojuvat päikest, kuulata. Ma olin nüüd ka mõnda aega üksi Saaremaal, eks ole, lihtsalt kuulata neid looduse hääli, et see on parem kui ükski telekas ja nagu jätta oma lapsed ilma sellest, et sa ise ka istud ja sa ei torma ringi ega ei tee midagi, vaid istud lihtsalt nagu oled. No jälle see on see võti, et kuidas sa ise oled, sest kui palju on nüüd, just olid need virmalised, eks, kui palju oli sotsiaalmeedia täis, kõik pildistasid. Jah, see ongi see reaktsioon. Võtan telefoni ja hakkan pildistama, aga et ma lihtsalt olen ja naudin, seda jääb ikka üha vähemaks. Ja. Et just see ongi sama selle sisemise lapse viimine ka sinna loodusesse tagasi, et miks paljud nagu, kui kooli nad tulevad meile Herbaatikumi on ju, et paljud nagu tulevad nagu nii, et nad on ära unustanud selle vahepeal, et nad mäletavad, et nende vanaema või keegi tädi või keegi on tegelenud nende taimedega ja nad tunnevad seda kutset oma sisemine laps sinna tagasi viia. Et see on, see oli klikkas, seda ma täna soovisin. Kõik soovid täidetakse, et soovid nüüd veel midagi suurt. Pikene, issand, kui fantastiline päev see täna on. Seda ülikat ma täna soovisin. Nii et täna on küll väga kummaline päev. Aga tegelikult on küll, sest mulle ema kogu aeg ütleb, et ma teen täpselt seda, millest tema unistas. Et tal oli see taimehuvi sees, lihtsalt ta ei jõudnud kõike teha, on ju. Kodus ta küll ravis meid alati pigem holistiliselt, aga nii tore on seda kuulda, et alati ütleb, et täpselt seda, mis mulle meeldib. Jaa, et see nagu, et ma saan aru, et tegelikult paljud, kes meid kuulavad, et neil juba ongi see pisik olemas, eks ole, et nad juba teevadki oma lastega niimoodi. Aga meie soov oleks ju, et see jõuaks nagu võimalikult rohkemate inimesteni, et nad jääksid sellesse nakkusesse, et sellepärast ma nagu panen südamele, et kui teie hulgas on keegi, teie tuttav, kellel on see kuskil see alge olemas või te tunnete, et ta nagu tahab leida mingit sellist kogemust enda jaoks, siis saatke ta meie juurde kooli Herbaatikumi õppima, et meil algavad sügisel oktoobris uued kursused ja algab ka e-kursus juba varsti. Meie e-kursus on valmis, mis on ka väga lahe, sest kõike saad sa seal ise järgi proovida loodusest. Tegelikult ongi nagu suvel hea alustada selle e-kursusega. Nüüd saab sellest aastast temaga alustada iga aeg, sest e-kursus on väga interaktiivne, seal on kõik taimepildid, sa saad kohe minna välja üles otsida need taimed. Aga ma kindlasti rõhutan, et kui te olete Eestis, on ju, et paljud on meie väliseestlased, kes õpivad, et lihtsalt tulge sinna elavale kursusele, sellepärast, et meil on nagu alates maikuust kuni septembri, oktoobrini kursused väljas õues, et see
see oma nagu selle teistega kontakti saamine ja ütleme, see kontakteerumine ja suhtlemine, et see annab ka hästi palju juurde. Et meil inimesed jagavad taimi omavahel, toovad, on ju, kui midagi kasvab, seemneid, on ju, ja jagavad kogemust, et kuidas ma seda tegin ja kuidas mul ei tulnud see välja, nagu kuidas ma proovin, et jagavad seda kogemust, et need meie oma grupid, et need on väga nagu siuksed elulised ja just ja ka lähenemine läbi selle psühholoogia või selle mentaali, et meil on päris mitu kursust, mis nagu õpetab nägema põhjust, oma probleemi põhjust ja siis läbi selle nagu looduse juurde minema. Et see on väga oluline nagu see, et just nimelt, et see kogemus, et sa saad selle kogemuse ja sa saad ja sa nagu tõlgendad seda peegeldust, mis sa looduses saad. Et see tõlgendus enda on väga hea ja siis, kui siis sa oskad oma lastele ka seda nagu õpetada, et see teeb sulle nagu palju endale rohkem selgemaks, enda kogemus. Et muidugi on tore, et kui lapsed saavad, aga kõigepealt ise ja siis lapsed. Ja kõigepealt ise ja siis oma sisemine laps ja siis oma vihane laps. Sa küll ennem ütlesid, et enamus, kes meid kuulavad, on ju juba on seal looduse teel ja ma olen täiesti nõus, aga ma usun ka seda, et vahepeal on hea saada nagu sellist tõuget või sellist kinnitust, et ma olen õigel teel. Ja need podcasti osad minu arust ongi väga head selle jaoks, et kuulad ära ja siis sa oled jälle nagu valgustatud nii-öelda, et jaa, ma olengi õigel teel, ma võingi naabrinaisele ka öelda, et kuule, tead, teeme nii, on ju. Sest kui sa kardad näiteks oma laste sõprade vanematele jagada mingit nippe, eks kunagi ei tea, sealt vastu päid või jalgu, siis võid alati öelda, et kuule, vaata sealt podcastis soovitati. Ehk sa ei ole ise süüdi, on ju. Et meie suuname õue muru peale ja nautima kõiki neid taimi ja katsumaks. Et selles mõttes ma arvan, et selle podcastil on tegelikult mitu tahku. Ja, et palju on see jutt, et kui meil lapsed, keda ma olen õpetanud, lähevad kuusekasve sööma ja siis terve lasteaiarühm sööb kuuseheki pealt kuusekasve ja siis kasvatavad, appikene, et mis nüüd saab, on ju. Aga kui see kuusehekk on ikkagi kuskil nagu ei ole päris autovüra keskel ja on sellises puhtamas kohas, nagu paljud lasteaiad on roheluses, et mitte midagi ei juhtu, kui nad maitsevad sealt ühe selle kasvukese, et saavad selle kogemuse, selle maitse endale suhu ja niimoodi nad õpivadki salatit armastama, on ju. Et me ei saa õpetada neid armastama rohelist, sest roheline, see on aukartust äratav energia, see roheline. Et me ei saa õpetada seda rohelist neile läbi salatikausi. Seda ma tahan öelda, vaid me kõigepealt peab tulema see kogemus, kehaline kogemus ja siis tuleb see, et ma söön, ma nagu sööndan enda sisse panna, see on kuningriik, see on nagu tõeliselt vägev kuningriik. Me ei astu sinna, ei hakka seda lihtsalt õgima, vaid see isegi lapsed nagu tunnetavad seda, et see ei ole nagu see, et kõigepealt ikkagi nagu nad peavad aru saama, mis asi see on. Nad peavad läbi oma selle keha aru saama, läbi selle keha kogemuse, et see on elus. Ja kui ma söön seda taime, siis ma söön valgust, on ju, et see on seal taime sees, lehe sees toimub fotosüntees, eks ole, et kui ma söön rohelist, ma söön valgust ja minu vaimsesse maailma hakkab ka valgus kasvama, tuleb see valguskiir. Ehk siis läbi selle, tegelikult selle rohelise siis kasutamise või söömise ma valgustun. Ma saan nagu palju näha, palju rohkem oma väliste silmade ja sisemiste silmadega. Ma saan iseendast palju rohkem aru. Valgus hakkab paistma minu peale. Et seda annab see roheline ja sellepärast me peab olema meie elu ülesanne igal lapsevanemal, et meie lapsed saaksid kontakti sellega. Ja mis ma tahtsin, enne kui meil lõpeb ära, ma tahtsin teile veel nagu ühte asja jagada. Et kõik ei pea seda sööma. Et see söömine ei ole nii primaarne. Ma ei taha öelda seda, et kõik, et kogeme selleks, et süüa, vaid söömine võib olla üks kogemuse. Lihtsalt, kui ma vaatan oma laste pealt, siis nad on küll suured ja täiskasvanud ja juba oma lapselapsukesed, eks ole, on olemas ja tulemas, on ju. Aga see, et mu lapsed
kes on looduses kasvanud täiesti nagu ihu ja nahaga 24 tundi ööpäevas. Oma praktiliselt sünnist saati. Nad on täiesti erinevad ja nad käituvad või suhtuvad loodusesse erinevalt natuke. Näiteks mu vanem poeg on harjunud looduses liikuma, talle meeldib looduses joosta, märgata erinevaid asju, kuna ta on orienteeruja olnud eluaeg ja talle meeldib see looduses käimine, looduses liikumine, see maandab teda, see annab talle energiat ja ta saab niimoodi oma selle rohelise kogemuse. Siis mu teine poeg Kaspar, kes on ju kokk, väga hea kokk on ju ja avab nüüd oma restorani kohe suvel Veetkal, siis tema maitseb loodust. Tema on saanud selle looduse läbi maitsemeeleks, talle meeldib süüa seda rohelist ja segada siis kokku erinevaid maitseid. Ja mu tütar Johanna, siis noorem laps, kogeb loodust energeetiliselt. Ehk siis ta on väga holistiline ja temal nagu tekivad ka, ma ei ütle, et teistel ei tekiks, aga ta on nagu minu selline väike peegeldus, eks ole, et ta ka nagu vaatab neid peegeldusi ja jagab seda energiat nagu enda sees ja mõistab seda energiat. Et see on kõigil meil erinev, et me märkame seda loodust erinevalt ja sellepärast ongi hea juba laste puhul nagu varakult aru saada, et milline nagu see viis on neile kõige vastuvõetavam, et me ei pea sundima neid millekski, mida nad ei taha, vaid piisab sellest, kui nad leiavad selle oma looduse tajumise viisi ja saavad selle oma kogemuse. Peaasi, et see oleks roheline kogemus. Ja siin võib-olla, kes mõtleb, et ma panen siis püreestan ära ja siis nad ei saagi aru, mida nad söövad, et see oleks hea lähenemine. Siis tegelikult see ka ei ole, sest siis ta ei saa ju aru, mida ta sööb ja tal ei teki seda seost. Et pigem ikka las ta näeb, mida ta sööb ja las ta tahab seda ise võtta, mitte sunniviisiliselt. Samas, no ütleme, see on nagu kahe otsaga ka, et see iseenesest on õige, on ju, et ta ei saa seda kogemust, aga samas, kui ta juba saab selle taimemolekuli, on ju, et kui me natukene ikkagi paneme samal ajal sinna smuuti sisse ka on ju seda rohelist, siis tema aju juba saab ju selle, eks ole, selle vaste, selle pildi, ta saab juba informatsiooniks, me öeldakse, et me oleme see, mida me sööme, me koosneme või me tahame seda, millest me juba koosneme, et meie keha nõuab seda, mis meie sees juba on. Ja kui meie sees on natuke seda rohelist, siis me juba saame, et ta on nagu omavahel nii ja naa, eks ole, võib öelda, aga loomulikult on hea kõigepealt see, et just nagu me rääkisime, et on ju, et ta saab kõigepealt läbi puudutuse, ta saab teada, mis see on ja siis juba me saame natuke panna sinna toidu sisse ka, et see loomulikult ei ole nagu hea, et kui ta lihtsalt nagu saab smuuti sisse, ta ei tea, mis see on, aga loodusesse mängima ei lähe, et istub ülejäänud aja kuskil arvutis on ju, et see nagu ei kata omavahel üksteist, aga kui ta saab mõlemat, et ta saab selle läbi oma maitsemeelte, oma sülle, oma kehamolekulide, eks ole, rakkude, juba saab seda valguse energiat ja siis ta juba võib juba tunda ennast rohkem kodus seal looduses. Ja nii, et nüüd ruttu siis katsetama ja meile võib jagada ka, kuidas katsetused lähevad või võib-olla sa juba oled katsetanud, siis võid ka kommentaarides märku anda, mismoodi sina siis oma lapsed või lapselapsed oled loodusega kontakti viinud. See inspireerib teisi ka, kes siis võib-olla ei ole meie pidevad kuulajad, aga kui loevad see kommentaari, siis mõtlevad, tahaks ka proovida. Ja, et jagage kindlasti meie seda juttu, et ma arvan, et me nagu teeme õiget asja ja meil on nii hea meel, kui meie kogukond kasvab ja näete ise, et me oleme mõlemad siuksed tulihingelised. Sa oled küll täna rohelisem kui mina. Aga mul on täna siuke huvitav päev, et ma võin täna sinine ka olla. Et nagu sinitaevas, et just nimelt, et võtkem nagu rohkem nagu seda seltsi, omasuguste seltsi ja saame neid jagada kõike seda, mida me tajume ja tunneme ja teame. Ja kui sa näiteks kuulasid esimest korda, siis Spotify's on meie kõik eelnevad osad ka üleval, võid järgi kuulata. Ajas läheb kvaliteet muidugi paremaks,
seda võin sulle vihjeks öelda, aga sisu on selle eest igas episoodis väga sügav ja oluline, nii et sealt saad kuulata, sealt saad meile neid tagasiside tärnikesi ka panna, et me siis tuleks ettepoole kogu siis nende podcast'ide edetabelis ja kes siis sinna satub neid otsima, siis leiaks meid ülesse. Ja kuna on suve algus, eks ole, siis tuleb korjele minna, kes tahab seda teha või kes tahab energeetiliselt kogeda, siis loomulikult seda ka, aga kes teab, kauaks meil seda päikest on, nii et naudime nii kaua, kui saab. Ja mulle sobiks väga hästi selline sünnipäevakink, kui sa meile Spotify's paned tähekesi. Sellepärast, et siis me jõuame ettepoole ja rohkem inimesi märkab meid, märkab loodust. Aitäh teile! Ja aitäh ja mõnusat päeva jätku!